Südamlikud tervitused, armsad valgusolendid ja tere tulemast Valguse kanalile. Täna olen mina jälle koos Toomasega, Toomas Maa-orbiidilt, nagu te näete. Kõll on praegust. Just. Mina olen maa peal, oma kodus. Ja, mina olen orbiidin. Kuidas siis on läinud sul vahepeal, Toomas? Vahepeal on läinud üsna töiselt ja nii nagu programm ette näeb, saadan ära erinevaid süsteeme ja süsteemid on, kuidas öelda, lähevad kogu aeg suuremaks. Ja siis need on võtnud juba sellised, kuidas öelda, kosmilised mõõtmed, et kui ma mäletan mingis videos rääkisin sellest, et nad on seal 8-jalgsed ja trummelsüsteem ja nii edasi, siis on kogu selle tohutu asjanduse kõige väiksem varbaküüs, ütleme niimoodi. Et asjad on tõepoolest nii suured, et ma lähen kuskile hästi kõrgele, ma vaheetapid jätan vahele ja lähen otse siis nii-öelda kõige kõrgemasse kohta, kus siis peajuhtimiskeskus on. Ja seal muidugi minu relvad enam ei toimi ja ainukene, mis seal toimib, on siis armastus ja kaastunne. Ja ma vahepeal olen tegin veel niimoodi, et ma läksin, seal on muidugi agressioon, selles mõttes mind rünnatakse seal üleval. Ja mul on sõbrad kaasas igaks juhuks, kes mu seljatagust toetavad. Ja siis ka need, kes seal üleval on, iseenesest on agressiivsed ja tulevad kallale, aga ma olen püüdnud neid kinni sellisesse armastuse energiast tehtud puuri. Ja siis ma hakkan seda puuri niimoodi vaikselt niimoodi kokku tõmbama. Aga on olnud ka juhuseid, kus nii-öelda pealik rebib puuri katki ja üritab ikkagi mind rünnata ja siis ei ole midagi muud teha, kui tõmban peale kose nii-öelda armastuse ja energiast ja kaastunnet ja nii edasi, siis asjad lihtsalt, ta kuidagi lahustub ära selles koses. Ja praegu ma leian nagu inimeste seest igasuguseid tükke, igasuguseid pistikuid, neid süsteemi osi on veel kõvasti. Sest kui ma selle kõik minema saadan, siis ma ei tea, mitu tuhat inimest selle taga kõik tolgendavad ja kellelt kõike seda energiat välja imetakse, sest praegust, nagu ma olen ka enne öelnud, et meil on raha, eks ju, aga sellel tasandil on energia maksab. Ja paljud inimesed küsivad minu käest, et aga kuidas me pääseme sellest ja kuidas me saame seda nagu kergemaks teha ja kuidas me kaitsen ennast, et tegelikult on niimoodi, et me elame selle džungliga ühel tasemel praegust. Et selle vahega, et nemad meid näevad, aga meie neid ei näe. Ehk siis jamavärk tegelikult. Täitsa suur jama, eks ju. Et kui ma räägin ka, et vaata savannis elavad sebrad, eks ju, nad vähemalt näevad, kui lõvi hakkab neid ründama, saavad midagi ette võtta, ära joosta, eks ju, ja keegi lõpuks murtakse maha ka. Aga siis ikkagi vaatamata sellele kari kasvab ja läheb suuremaks, mitte väiksemaks, aga meil on siin tõesti ilma igasuguste reegliteta toimub siis nii-öelda energiasüstemaatiline väljapumpamine meist endist, ehk siis me oleme tegelikult selline lambakari, kes on toiduks nendele astraalolenditele. Ja põhiliseks toiduks on ju hirmuenergia on see, mis nad kõige rohkem toituvad sellest. Ja osad tahavad saada hirmuenergiat, praegast käiakse ja hirmutatakse öösel inimesi, et neid äratatakse üles neid ja tekitatakse sellist ärevustunnet, hirmutunnet, eks ju, ja see on jälle teine, kes tahab ühte toitu, teine tahab teist toitu, eks siis me toitutakse ka muidugi sellest energiast, mida me iga päev kasutame. Meie elu jõust ühesnaga, jah? Jah, ütleme nii. Ja siis, et ega siin väga palju
praegusel hetkel, kus me oleme nagu pimedad ja kobame ringi selles maailmas, siis väga palju teha ei ole. Nagu Kaia-Liisa juba vist pool aastat räägib, tõstke sagedust. Muidugi raske on tõsta sagedust, kui sa oled ise energiast tühi, mingid pistikut, igasugused tükid on küljes ja siis veel pea valutab ja nii edasi. Et noh, sellises olukorras on muidugi raske. Ja, aga noh, natukene aitab, kui sa tõmbad peale omale näiteks, ma ei tea, armastuse energiat, kas või see leevendab. Et meil ei ole sellist kaitset, mis nende erinevate sageduse vastu on. Et kui me suudame mingi nipiga kinni panna näiteks Vikerraadio, siis Star FM ikkagi mängib edasi. Ja meil on samamoodi, et me ühe sulgeme tõepoolest, aga järgmised ju toimetavad kohe edasi. Nii et kahjuks sellist lollikindlat kaitset meil ei ole võimalik teha. Võib-olla keegi oskab teha, ma olen väga huvitatud sellest. No see, mis mina kasutan, on see, et ma tõmban nagu keskpäikeselt puhta sellise valguse alla. Aga noh, nagu sa tead, et see ei ole mul kogu aeg ja mind endiselt rünnatakse. Nii et nagu kõiki paljusid teisi, eriti valgustöötajaid. Jah, mul on ka olnud korduvalt rünnakuid ja vaadake, kui te vaatate seda videot, näete pealae peal paistab keskpäike praegust. Just, särab. Särab seal, jah. Teate, kus kohas ta on. Ja siis, ehk siis meil on käimas nii-öelda 3. maailmasõda. Ja selle 3. maailmasõja käigus on ka muidugi ohvrid. Rünnakud on ka sõjaline termin, eks ju. Ja siis ka minul on olnud selline, noh, ma ei oska öelda, ütleme nii, et esimene kaotus. Jaa, räägi sellest enda sellest asjast. Sõber sai rängalt viga ja siis ma sain seda teada alles mitu tundi hiljem, kui ma kutsusin nii-öelda astraalse sõbra kohale, et temaga nõu pidada. Ja siis tuli kohale mingisugune tema moodi täiesti, aga kloon. Ja ta käitus täiesti valesti ja siis ma muidugi koheselt nii-öelda saatsin ta minema igaveseks ajaks igavesti ja siis kutsusin sõbrad kohale, kes olid sellel päeval temaga kaasas, kui nad läksid ühte koopasse ja siis selguski, et jätsid oma nii-öelda kaaslase maha sinna. Noh, võtsime siis uuesti kätte, läksime samasse koopasse tagasi. Maa-alune selline labürint ja siis ma lasin sinna väikseid palle, niisuguseid tulepalle, mitte et põlema panna, vaid selleks, et valgustada. Ja selgus siis, et selles koopas tõepoolest raske uskuda elab draakon. Ja kusjuures täpselt nägi välja umbes nagu multifilmis ja purskab tuld ja kõik ja nii edasi. Ja siis muidugi, kuna need koopad on või need tunnelid on suhteliselt ümmargused, siis see tuli muidugi seal hästi puhastas ja levis ja ka sõbrad jooksid uuesti välja. Mina jäin sinna sisse ja leidsin sealt ühe nurgataguse. Ja siis ootasin nii kaua, kuni see draakon tuleb sealt nurga tagant välja. Ja ta tuli sealt välja ükskord. Ja siis ma nii-öelda selle valgusolendite käest saadud sellise elektrirelvaga siis korralikult tuimestasin teda. Ja pärast siis sõbrad lõpetasid vaese looma piinad. Ja siis ma leidsin üles oma sõbrad, oli pandud seina külge kinni. Ja ta oli sellises hästi, hästi halvas seisus. Ma ei oska, kuna tegu ei ole ju inimesega, siis ma ei osanud talle ka anda mingisugust erilist abi. Ma küsisin Siva, et millist energiat talle anda. Mulle näidati mingisugust sinaka taustaga võbelust sellist, mida ma talle nii-öelda esmapillas andsin ja siis me sõbrad võtsid ta kätte, kandsid välja, me ei hakanud seal rohkem kedagi taga ajama, sest see oli päästeoperatsioon. Nii et kuna ma teda ei osanud eriti
temaga midagi teha, siis ma kutsusin abiks omale valgusolendid ja küsisin, et kas nemad äkki aitavad mind. Ja siis praegust ta ongi nende juures seal ravil, et täna ma sain nagu selle teave, et ei ole täpselt teada, et kas jääb ellu või ei jää, et aga loodame parimat. Ja et selline, ütleme, selline seiklus toimus minuga. Et tundub nagu fantastiline, aga eks ta ongi, meil ongi see teine maailm ongi selline fantastiline, et ma selles mõttes, mida ma näen, ma ei kahtle selles, ma olen ammu juba nii-öelda loodan oma nägemise peale, ei kahtle, ei sea küsimärgi alla seda, mida ma näen. Ja niimoodi on, et tahtsin üks loo rääkida nii-öelda siis kahjudest, mis ikkagi tekivad seoses selle puhastamisega. Siis ma tahtsin rääkida veel ühe loo, et kuna nüüd ja ma saadan seda vibratsiooni natukene ebaregulaarselt, ütlen ausalt, et vahest ma saadan seda rohkem, 4 korda päevas, vahest ma ei loe täpselt, aga nagu meelde tuleb, nii saadan. Maa pealt ei ole tõesti enam nagu seda hirmuenergiat ja muid võtta, aga küll on seda palju ees inimestes. On jah. Ma sain nagu selle meetodi või nagu teave, et mismoodi välja tirida seda inimestest. Ja seda muidugi on kõvasti sees inimestes. Teiseks on sees hästi palju sellist programmeerimisenergiat, mis ka vaikselt välja tuleb, et see nagu soodustab siis inimeste oma mõtlemist. Et kui programmid ära kaovad, siis tuleb hakata ise mõtlema, midagi teha ei ole. Ja ilmselt ka siis natukene ärkamist soodustab see. Ja muidugi igasugust segavat energiat tuleb ka sealt, nii et selles mõttes on nii-öelda kogumismahud on muutunud endiseks siis, kui ma seda alustasin kunagi. Aga siis üldiselt igalt poolt samad energiad, aga siis maa pealt, aga nüüd tulevad inimeste seest. Kas seda hirmuenergiat on vähemaks läinud ka muidu vaata alates sellest, kui sa hakkasid seda koguma või ütleme välja tõmbama tookord maa pealt? Ja, see on sisuliselt veel kadunud. Ja nüüd, kus ma tõmban iga päev veel nii-öelda armastuse energiat üle maa, siis seda sisuliselt ei ole seal. Mul ei ole midagi korjata. Just, aga inimeste sees on, eks ju? Inimeste sees on ja piisavalt teda täiesti. Okei, aga kas sa siis ütleme nii, et kas inimeste sees on seda suuremaks läinud või vähemaks läinud pigem seda hirmuenergiat? Pigem seda jääb vähemaks. Aga üsna visalt, sellepärast, et meil ju kogu aeg massimeedia ju õhutab ja midagi teha ei ole, et kui sa ei suuda oma telekat kinni panna, siis on kahju muidugi. Just. Midagi saab vaadata ei ole. Just. Ja siis raadio samamoodi ja muu meedia, mis meil kõik ümberringi on. Et sellest on muidugi kahju, aga ei ole hullu. Selles mõttes ma väga palju ei igista, kui ma seda teen ja ei jookse mööda kuskil ringi, nii et ma lihtsalt olen mõttega selle kaasas, selle asja juures ja natuke aega võtab ja siis aga ma arvan, et sellest on kasu kõigile maale. Ja siis ma tahtsin öelda seda, et kes on lugenud David Icke'i raamatuid. Mina olen. Mina ka. Aga seal on üks huvitav mõte, mis ta välja käis, et meile valetatakse. Ja kui te tahate teada tõde, siis pöörake see uudis täpselt 100% ringi ja te saate teada, kuidas asjad tegelikult on. Nii et praeguse infoga meil on täpselt see olukord. Pöörake kõik 100% ringi ja te saate teada, milline on tegelik olukord meil. Mitte üks meil igal pool. Just. See on tegelikult hästi hea soovitus, sest tõepoolest peavoolumeediast, nagu ma olen öelnud korduvalt, et ei tule mitte midagi praegu tõde. Et ma siiamaani muide imestan, et inimesed, me oleme seda nii palju rääkinud Valguse kanalil, et ei tule tõde
ja siis osad inimesed küsivad, aga ikkagi, kuidas nüüd selle uudisega on ja kuidas selle uudisega on, et kuidas ma sellesse suhtun, no tõesti. Ma võin öelda, see on sama hull kui eelmine uudis. just, sama hull. Just, et see ongi nagu naljakas, et inimesed justkui nagu ei raatsi sellest teleka vaatamisest ja uudiste kuulamisest nagu loobuda, et see on justkui see, et see on selline täiesti ebafunktsionaalne käitumine, et sa tead, mis sealt tuleb, aga sa võtad seda ikkagi nii-öelda endale sisse, sa tead vähemalt, mida sa saad, on ju, tohutu laksu hirmu ja see on vähemalt tuttav, sest tulevik on ju tundmatu. Menüü on teada ja siis no mis ikka teha, eks see on tegelikult see on nagu igaõhtuse seriaali vaatamine, et see on teatud rutiin ja inimesed on aastakümnetega harjunud sellega. Seriaal. Just. Seriaal ja et draama järgneb teisele ja nii see on. Ja. Põnevust, et hoida üleval vähemalt kuidagi. Just. Okei. Kas sul on veel midagi täna? Mul iseenesest rohkem praegust ei ole. Okei. Et siis just selle uudiste teemadega siis täna lõpetame. Jah, et vaadake uudiseid. Just. Valguse kanalit vaadake uudiseid. Jah. Okei, aga tänaseks siis lõpetame ja kohtume jälle õige pea Valguse kanalil. Tšau! Ciao.